ka koolidega suheldes hästi välja, et tegelikult koolid ka nagunii võtavad palju vastu ja küsivad ka raha selle eest ja võtavad sellest ka enda kooli jaoks võimalikult palju välja. Ja on siis teisi, kes veel kõhklevad ja kahtlevad ja vajaksid võib-olla julgustust, et noh, minu kogemus ütleb seda, et nii kui ma mingisuguse välisdelegatsiooni kuhugi kooli viin, siis nad alati saavad sealt midagi huvitavat ja siis nad tihtipeale küsivad, et milline on see keskmine, et näidake, kas see nüüd, et see oli nii hea kool, et see nüüd ei olnud, aga näidake meile seda keskmist, keskmist ei olegi. Et see ongi nii, et sa lähed igasse kooli ja seal on nagu teine õhkkond ja teised asjad, millele on fookus pandud ja selles mõttes ma tahan lihtsalt öelda, et kõigil on näidata ja ma arvan, et sellest, kui seda läbi õpetajate lehe jagada, et on palju abi teistel ka. Et sa tajud alati seda, et kui hästi meil tegelikult on, mitte et meil probleeme ei oleks ja meie ka ei räägi seda oma delegatsioonidele nii, et kõik on hästi ja kõige parem maailmas, et noh, see ei mõjuks tõsiselt toetama. Et loomulikult meil on, aga siiski mõnikord kuulates neid teiste muresid ja asju, siis saad aru, et kui hea on siin. Mis riikidest kõige rohkem käiakse? Väga palju käivad praegu, ma näen, see käib ka nagu selliste väikeste trendidega, kindlasti käivad Saksamaa, Austria, Holland, Aasia, eelmine sügis olid meil Mongoolia, Jaapan oli tükk aega kinni, Korea, kes olid meil vanad külalised juba hitsaajast, nüüd on hästi aktiivseks läinud jälle, et on tunda ja on juba kuulda, et Jaapanist on tulemas hästi kõrge tasemes ja just ma näengi seda ka, et ongi parlamendi tasemel ja haridusministrid, Saksimaa haridusminister just on ühendust võtnud, et väga kõrgel tasemel ja ma näen siinsamas kõrval asuvas E-Estonia esitluskeskuses, nemad ka võtavad väga palju ja ütlevad ka, et hariduse teema on tõusmas. Et kui see veel ütleme paar aastat tagasi tundus selline, et meil on hea haridus ka või et meil on ju see digiriik ja et oli ju tihtipeale inimestel ka see tunne, et meie haridus, et vahel on vaja meie haridusinimestele endile seda julgust tekitada ja tunnet, et meil tegelikult on hea haridus. Et siis ma küll näen seda, et see praegu hakkab nagu maailma jõudma ja see tuleb üks kõrgetasemeline delegatsioon tuleb kas mingi digiasjade või muude teemade minister ja ta tahab lisada selle hariduse ka enda sinna delegatsiooni kavasse, et rääkige sellest ka. Et see hakkab jõudma kuhugi. Hollandi puhul ma imestan natuke, sest Eestist käiakse just Hollandis õppimas. Ega meil ongi palju õppida sealt ka, aga neil on jälle mingis mõttes hoopis teistsugune süsteem ju. Väga tugev süsteem, hea süsteem, aga mingid asjad on hoopis teistsugune. Ja Hollandil ma näen ka seda, et nad on väga hästi ette valmistanud. Kui ta tuleb, siis ta juba teab täpselt, mis ta tahab. Et ma näen, et sa noogutad, kas sulle ütleb see kogemus seda, et neil on nagu, et nad väga täpseid teemasid lasevad endale rääkida. Ütleme nagu haridusandmed, et näiteks, et kuidas täpselt te neid kasutate ja mitte sellist üldtutvustust nad enam ei vaja, et seda ma näen ka. Ja sama on muide Aasia riikidega ma näen ka, et nad ei vaja mingit sellist turundust või sellist Eesti hariduse üldvaadet, et nendel on juba ka. Võib-olla siis kõigepealt see, et mida teie kogemus ütleb? Ma olen Südalinna kooli rektor, Veiko Rauhani. Kertu on siis meil esimese kooliastme õppejuhataja. Kertu on see põhiline, kes seda asja meil veab, nii et selles mõttes mina olen nagu selle koha pealt nagu satelliiti rohkem juures, aga loomulikult, eks nad lõpuks jõuavad minu tuppa ka ja natuke küsivad neid asju, mis huvitab nagu seda kooli juhtimise koha pealt, aga Kertu nagu see õppetöö koha pealt nagu rohkem. Ja neid delegatsioone ikkagi käib ja koroona tegi oma korrektiivi, aga uuel nädalal tuleb jälle veel, eks ole. Meil käib ikka palju jah, et hästi suured grupid, et ikka 50 inimest korraga niimoodi, et ja ikkagi peamised riigid on jah samad, et Holland, Belgia, Lõuna-Korea on hetkel natuke tahaplaanile jäänud, aga vahepeal oli hästi palju, sealt Jaapanist oli delegatsioon. Aga on üle kogu maailma, on ka päris palju selliseid gruppe, kus on erinevatest riikidest, et tihti palju ülikooli kaudu tulevad just sellised, kus on üle kogu maailma siis erinevaid kas hariduseksperte või siis ministeeriumite esindajaid. Ja tihtipeale nii ka, et kui keegi on juba ära käinud, siis tuleb natuke aja pärast kiri, et nii, meil keegi käis ja nüüd me tuleme suure grupiga. Et kas võtate vastu, et hästi palju sellist, aga loomulikult Hollandis mulle tundub, et seal on ka vist
selliseid ettevõtteid või siis haridusklastreid, kes korraldavadki järjepidevalt selliseid ütleme siis visiite, õpivisiite koolijuhtidele ja õpetajatele ja sealt tõesti tulevad nii, et neil on väga suur ettevalmistus tehtud, tihtipeale nad saadavad sulle 50 küsimust juba ette. ja siis no need on ikka seinast seina, et ega sa päris kõigile ei jõuagi vastata seal. Aga jah, delegatsioone leidub selles mõttes ikkagi iga nädal on peaaegu ikkagi külalisi, vahel on nüüd iga päeva mõni grupp, et hästi palju on. Jõuategi nii palju vastu? No iga päev ei ole. Päris kõiki jõuab. No see on selles mõttes päris suur koormus ja ega me päris kõiki vastu ei võta ka. Selles mõttes, et tuleb teha valikuid ja kui ütleme alguses me ikkagi üritasime kõigile vastu tulla ja oma asju ka nihutada, siis praegu on pigem nii, et kui nemad sobituvad meie päevakavasse, siis nad saavad tulla ja kui mitte, siis võib-olla selle korral jääb visiit ära, et soovitame mõnda teist kooli. Aga mis teie magnet on siis? Asukoht on nüüd Asukoht on üks ilmselt, et hea lihtne tulla, et kesklinnas me ei oleme, aga ilmselt on eks nad otsivad ka selles mõttes väga eriilmelisi koole, et neid ütleme Hollandis näiteks, kus on ikkagi juba väga korduvalt käinud teatud inimesed, kes neid gruppe siia toovad, siis nemad ikkagi tahavadki näidata väga erinevat tüüpi koole, nii gümnaasiumi, põhikoole, lasteaeda, kooli võib-olla, mis on ütleme nii-öelda meie mõistes eliitkool kui sellist piirkonnakooli, et neil on väga erinevad nagu soovid ka, et mida nad täpselt tahavad näha. Et neil tihtipeale see valik on väga teadlik ka, kuhu nad tulevad. Me oleme siin üks keskpärase kooli näidis neile. Tavaline kool, kus on väga palju digi. No jah, seda küll, aga ikkagi. Seal digi tulevad loomulikult otsima, aga see ei tähenda seda, et me neile ainult sellest räägime. Mina räägin neile ikkagi tervikuna kogu oma kooli päevakavast, eks ole, kuidas me ikkagi kogu õppeprotsessi teeme. Ja digi tuleb sinna juurde, et meil on kõik muud asjad ka olulised, mitte ainult see digi, mida võib-olla nad arvavad, et see üks vahend nüüd aitab tervet maailma päästa, no ei aita, et seal on ikka muid tegureid ka. Ja ma arvan, et seda tuleb ka neile näidata ja tutvustada. Ja suke terve koolipäeva lugu, just eriti väikeste puhul on hästi oluline, et nad tulevad kooli, nad terve päev seal tegevust ja vanem saab nagu võetakse rahulikult oma tööd teha ja tuleb õhtulapsele järgi. Ma arvan, et see on üks võtmesõna ka kindlasti. Pikapäevakool on teil ka ju? Kogu päevakool jah, see mis linn, ma ei tea, mitu aastat tagasi, 5-6 aastat tagasi alustas, mis aasta? 2018. Jah, just ma väga mööda panki 5 aastat. See on ka välismaalastele uudis või? Ma ei tea, see no ju neil on ka mingid oma variandid. Jah, neile ikkagi üldiselt pakub see huvi, et ütleme paljudes riikides kui Hollandis on ju näiteks see, et ikkagi päeva keskel laps läheb koju lõunapausile, et see, et meil saab kella 5-ni majas olla ja tal on kõik tugiteenused, kõik huvitegevus on ühes komplektis nii-öelda, et see tihtipeale neid huvitab, jah. Kus veel õppimine ka, et nad õpivad ka, et see ei ole ainult see nagu hoidmine. Just. Ma arvan, et see on väga tähtis, mis sa välja tõid ja see, et tihtipeale ma olen ka näinud eriti itsa ajast, et tullakse digi siia ja seda me teame, Eestis on digi, et see hariduse taga on digi, et siis sa pead nad siiski neile alati selle laia pildi andma ja me muidugi kõik anname ka, et see ei ole kaugeltki, digi ei ole Eesti haridust. Aga samas ühtegi konkreetset asja, ma arvan, me ka ei oska välja tuua, et see on ikkagi, tekibki tunne, et see on see suur süsteem, et mis koosneb paljudest asjadest, et see on ka see kordub ka, et mõnikord tullakse väga juba valmis vastuseid saama, aga seda Eestist ei saa. Et see süsteem üldiselt. Märgistatus nendel, need teevad selle vastuvõtmise palju lihtsamaks, kui meil on teada, miks nad tulevad või mida nad sooviksid näha ja seetõttu, kui nad ei tule selle oma 50 küsimusega, siis tegelikult me ise küsime neid, mis on see fookus, mida te sooviksite näha. Ja samamoodi ma arvan, et sobitume oma päevaplaani seda ehk hästi tavaline, meil pakume ka tunnikülastust ja sellist tunnikülastust siis, kus saab valida, et mis ainet sa soovid vaadata ja millises vanusastmes soovid. Ja see on jälle nüüd, toob ühe teema sisse, mis võib-olla kogu selle meie vestlusringi ja võrgustiku ülesehitamise mõte on, et jagada neid häid praktikaid, et just nimelt see, et delegatsioonil oleks eesmärk olemas, et ma võin öelda, et meil on see sama probleem, et me tahame ka hästi täpselt teada. Ja siis võib-olla ongi, et kas teha siis mingisugune vorm või asi, et noh, me jõuame kunagi ka selleni, et kui kellelgi on näiteks hästi välja töötatud see ettevalmistus delegatsiooni vastuvõtmiseks,
jagada neid nippe, trikke, vahendeid, mida sa kasutad, et meie jõudsime ka selleni, et me teeme vormi, küsime täpselt, mis need küsimused on, aga küsime ka vastu, et mis on teie riigis näiteks kõige suuremad need probleemid või väljakutsed. See, et esimesed külalised vastu võtta ja see põhi nii-öelda teha on hästi suur töö. Pärast iga korraga läheb see lihtsamaks, siis sa kasutad neid samu asju, aga meil ei ole veel välja töötatud mingisuguseid pakette, me võtame ikkagi igat külastust nagu eraldi, teeme neile ajakava, loomulikult mingi ajaraam sul on. Ma arvan, et meil ei olegi lühemat kui 4-tunnist külastust olnud. Aga ma ikkagi ütleks seda ka, et koolile endale ju tuleb kasu ka, muidugi kõigist külalistest ei tule, aga sealt koorub välja sulle ka mingid välismaised partnerid, kellega hiljem sa seda koostööd teedki. Näiteks meil on üks Saksa ülikool, kes käib kevadeti meil karjäärilaadal, me teeme koolis oma karjäärilaad, ülikoolid on esindatud ja on ka Saksamaa ülikoolid, et näiteks sealt on välja kujunenud sellised suhted. Aga võib-olla võikski siis kõlama jääda see, et see kasu ja tasu võib olla väga erinev. Et see tulebki paindlikult, nii nagu Eesti kool ongi autonoomne, paindlik, et sa võtad sealt, et kas sa saad partnereid, kas sa saad esinemisjulgust oma õpetajatele, oma õpilastele, saad kindlust selles, et sa teed midagi hästi. Või mingist hetkest, kui sa tunned, et see hakkab sinu põhitööd segama, siis tõesti sa saad raha, kas õpetajate harimiseks, õpilastele millegi korraldamiseks, need kõik on head variandid, et see on jälle see, kus iga pool saab siis otsustada. Ja just nimelt ka ja erineva delegatsiooniga võib see erinev olla, Siinkohal tahakski korraks suunata teid sellele meie samale Education Estonia saadikute kodulehele, et seal on tegelikult olemas need põhjad, mida väga palju küsitakse, meil on tehtud ka sellised lühikesed videod, kus see digi tuleb ja miks see asi on niimoodi, et kui te vaatate need läbi, need on sellised lühikesed 3-5 minutilised ingliskeelsed videod, kus oma ala professionaalid räägivad, et see võtab ka teid nagu koormust ära, te ei pea kogu aeg midagi tootma, vaid midagi on meil juba natukene nagu need põhjad on juba ette tehtud, et vaadake ja kasutage kindlasti seda. Ja Urmo jutule lisaks, et tõesti, et minu meelest on väga hea näide, et kui osadel koolidel on öeldud, et meil on imelik raha küsida või kas me üldse tohime raha küsida, et mõtlegi sellele, et tegelikult kui sina lähed Soome, et üks koolijuht ütleski, et 4-tunnine Soome kooli külastus küsiti 3800 €. Et äkki see siis katab sinu selle kulu ära, et sa saad oma kooli õpetajad viia siis välismaale kogema, nägema. No, paljud probleemid on ju riikides samad, see õpetaja puudus tuleb just täitsa läbivalt, et näiteks, et mida teie siis selleks teete ja ka sellised asjad, et see on ka jälle üks asi, mida me tahame selles võrgustikus teha. Ei, väga hea, et väga tore on kuulda, et kuidagi, et kõik need kinnitavad seda sama teemat või sama nägemust. Ma võib-olla lisaks ka selle seesama selle, et mida kool vastu saab, et seesama, nagu Maiva ütles, et me tahame alati siin nagu tunnivaatlust panna, ongi see koht ka, kus õpetaja saab näidata seda, mis ta teeb, sest meil on väga-väga tublid õpetajad, aga väga tihti õpetaja ju ei saa tagasisidet ja ta saab seda lastelt, ta saab seda vanematelt, aga see, kui tuleb keegi teine see tundi vaatama ja meie alati proovime selle külastuse lõpus teha sellist peegeldamise ringi või tagasisidestamist, kus siis räägitakse ka, mida tundides nähti, mis meeldis ja sellist. Ja me proovime ka oma õpetajaid sinna alati kutsuda, mis ei õnnestu, aga meie igatahes kuulame ja anname selle pärast õpetajatele edasi. Aga see, kui tuleb ka keegi väljaspoolt teda vaatama, pärast seda tagasisidestab, et see on, ma arvan, õpetajatele väga tore. Ja see tunnivaatluste teema selles mõttes, et kui me kunagi ütleme neid külalisi hakkasime vastu 7 aastat tagasi suuremas võib-olla arvuliselt, et siis oli õpetajatele see nagu paras väljakutse, et keegi tulebki sinu tundi vaatama, sest ega ülemäära sellega ju harjutud ei olnud. Aga mis on nagu huvitav on see, et väliskülalisi võetakse minu meelest parema meelega vastu kui oma kolleegi või eestlasest õpetajat. Aga noh, see on ka ilmselt muutunud ajas, et selles mõttes, et praegu tõesti piisab nii, et kui ma kirjutangi, et meil on külalised majas, igaüks võib tulla su tundi, mis iganes ajal ta tahab tulla, eks ole, et siis nad on selleks valmis ja nad tegelikult nagu ei ole sellele vastu. Ja just nimelt see, et tagasiside saamine, et vahel nad saavad seda samas kohe. Inimene annab tagasi ka ja siis õpetajad tulevad ütlema, et oi näe, mulle öeldi nii või näe, eks ole. Aga et üldiselt see positiivne tagasiside on ju alati olemas. Ja ütleme, võib-olla mis nende tunnivaatlustega on see, et vahel me kasutame neid külalisi ära ka, et kui meil on mingi fookus, mida me just parasjagu võib-olla arendame ja meil olid siin
vahepeal ka sellised tunnivaaatlusvormid loodud ühe projekti jaoks, siis need eestlastest külalised, kes käisid, siis nemad täitsid neid tunnivaatlusvorme ja mina sain väga ruttu väga suure hulga tagasisidet, et me ise ei jõua nii palju neid tunde võib-olla külastada, aga kui sul on juba 30 inimest majas, kes külastavad igaüks 3 tundi, siis no see tagasiside hulk oli ikka kohe väga kiiresti kätte saadud selles mõttes ja võib-olla see ajas on muutunud ka, et kui alguses 7 aastat tagasi oli väga palju sellist, et õpetajad üritasid teha mingisugust nii-öelda näidistunde, enda arvates väga head tundi, siis võib-olla selles osas on nagu mindud nagu leebemaks, et mul ongi iga tund hea tund. Et nad ei tee selle jaoks enam mingit vigurit. Et näitavadki täpselt seda, mis parasjagu meil seal tunnis toimukski, eks ole, õppekava järgi, et võib-olla ei mõelda mingit ekstra asju välja, et minu meelest see on ka muutnud, et nad on lihtsalt ise ka avatuvamad. Ja teine kord, kui me läheme ise ka kuskile kooli külastama, siis tegelikult õpetajad ise väga tahavad ka teiste tunde näha. Et ma arvan, et see on selline... Mida välismaalaste tagasiside teile antud on? No mis nad ütlevad seda, et Eesti lapsed on ikkagi väga distsiplineeritud. Et isegi kui toimub mingisugune mänguline tegevus, rühmatöö, siis see klassis ikkagi valitseb nagu kord ja kõik teavad, mis nad tegema peavad. Et niisama nagu lobisemist ei ole. Või et asi ei lähe nagu kuidagi käest ära selles mõttes õpetajatel. Ja mis nad veel ütlevad on see, et õpetajad on nagu väga vaikse häälega räägivad, aga kõik lapsed kuulavad. Et see on nagu selline peamine tagasiside, mis nad annavad ja ütleme, on ka viimastel aastatel tulnud ikkagi seda, et õpetajad kasutavad väga erinevaid meetodeid tundides, ja liikumispaus on näiteks väga oma koha peal olev asi, mida nad tihtipeale näevad see tundides. Aga ütleme, ega selle lühikese aja jooksul ei jõua ju kõike ka tunnis näha, nad näevadki mingeid tükikesi, siis nad võivad ka tundides liikuda, et nad ei ole 45 minutit ühes kohas, nad võivad sealt ära minna, kui nad teevad mingit töövihiku ülesannet, siis nad võivad järgmisesse klassiruumi minna ja vaadata, mis seal tehakse. Et selles mõttes, eks nad saavad mingi ülevaate siiski. Ma küsin ühe lihtsalt uudislikus küsimus, et kas te jaotate siin need suured grupid väikesteks üksusteks, kes käivad tundides, käivad nad lausa ühe kaupa või kuidas see praktiline korraldus on? Mina annan tavaliselt tunniplaani neile lihtsalt. Need tunnid, need õpetajad, need klassiruumid ja ütlen, minge kuhu tahate. Ja siis koguneme tagasi ühe hetkel. Sest inimesed, grupid on väga erinevad, neil on väga erinevad ootused, kes tahab kunstitundi näha, kes kehalist, kes muusikat, kes matemaatikat just nimelt, kes mingid muud asjad. Et selles mõttes kõik. Aga kas te piirate selle arvu ka ära, kes sinna ühte tundi läheb? No me tavaliselt lihtsalt ütlen neile et teeme niimoodi, et üle 3 võibolla korraga ei lähe, sest meil lihtsalt ei ole seal klassiruumides ruumi, meil on palju lapsi klassides, et nad siis ise organiseerivad selles mõttes, nii on lihtsam. Kas me peaks Urmole sõna andma? Jah. No ma võtan selle sõna siis siit poolt Urmasest Tartust ja ka juba nagu mõningane nagu kogemus sellega, et kuidas nende huvilistega nagu toime tulla ja kuidas toimetada. Et jah, loomulikult, et kogu see COVID-i aeg on vähemalt siin nagu Tartu suunal neid rühmasid nagu vähendanud, et see hakkab nüüd vaikselt nagu taastuma ja kõik see, mis juba teie seal Tallinnast nagu rääkisite, nagu lisaks tundub minule, et Eesti on nagu üles nopitud meie naabrite, lätlaste ja leedukate poolt, eriti aktiivsed on nagu leedukad olnud nagu viimasel ajal ja nende võib-olla nagu fookus ongi ka selline nagu koolielu korraldus ja juhtimise pool, et kuidas siis nagu juhtimisega saavutada siis tulemuslikkus ja soomlased, kes on ka siis nagu vastupidised, kui me oleme sinna nagu väga palju vaadanud, siis vaatavad nemad üha rohkem nagu Eesti poole, et ja juba läbi käinud on siis nagu Aasia riigid, kelle nagu fookus võib-olla nagu eelkõige on olnud siis selline nagu tehnoloogia ja huvi sellele, et kuidas siis see meie nagu digiriigi olemus kujunenud on. Ja Tartu puhul on muidugi nagu see tõmme seotud nagu Tartu Ülikooliga, et nii ilmselt ka Tallinnas nagu Tallinna Ülikooli, Presidendi Ülikooli läbi või ministeeriumi delegatsioonidega, aga just need ülikooli tegevused on üha rohkem nagu toonud ka koolidesse, üldhariduskoolidesse siis neid huvilisi.
uue teemana võib-olla on nagu lisandunud selline liikuma kutsuva kooli põhimõte, et vaimne tervis, mida ka nagu mujal pool üha rohkem hakatakse nagu tähtsustama. Mul on tunne, et selle nagu vaimse tervise osas oleme ka nagu ikkagi eeskõnijad ja vähemalt meie jaoks nagu justkui väga suur nagu murekoht, siis see mure on nagu teadvustatud ja me nagu tegeleme sellega. Et kõik need sellised koolikorralduslikud ju lahendused aitavad sellele temaatikale nagu teatud mõttes nagu kaasa positiivses mõttes, et siis vähendada vaimseid probleeme. Aga veel teemadena, mis minule nagu kõrva silma on nagu jäänud, on siis selline teaduspõhisus. Et see on võib-olla see, mida ka nagu küsitakse ja uuritakse, et teaduse tõenduspõhisus, et see ülikoolidega nagu koostöö reaalsete praktikate kaudu on olnud fookuses. Ja loomulikult siis see kogu digivärk, et selle nagu huvi ei ole nagu endiselt nagu raugenud. Eriti võib-olla nagu fookus on olnud just nagu esimesele nagu kooliastmele, et kuidas juba nii väikestele digitehnoloogiat nagu tutvustatakse ja õppes kaasatud on. Veel mõni selline nagu näide on küll võib-olla rohkem seotud konkreetselt nagu just nagu meie kooli nagu eripäraga on siis selline kooliastmete nagu lahutamine, et me nagu toimetame nagu erinevates nagu majades ja just see progümnaasiumi suund ja tüüp on olnud nagu huvipakkuv ja need on just leedukatega näiteks oli see fookus, kes oli väga inspireerinud sellest hariduslikust korraldusest ja mudelist. Aga veel tähelepanekutest jah, et nad kipuvad nagu tõesti tulema selliste nagu suurte nagu kortidega, et peab jaotama näiteks väiksemateks nagu rühmadeks, et mõistlik ongi niimoodi 5-6 seltskondadest. Tegelikult juba nagu eos ka enda jaoks on nagu hirmutav, kus oli ikkagi 50 tükki korraga nagu valja tuleb. See nagu elevus ja melu, mida need inimesed nagu kaasa toovad, on nagu tuntav. Et kui me nagu Eesti rühmana kuskil koolides käime, siis ma ütlesin, et me oleme sellised nagu ikkagi põhjamaised rahulikud, aga kui sulle nagu tuleb nagu sisse Vietnami grupp on ja siis seda sädinat ja seda nagu möllu on ikkagi nagu omajagu. Et see on ka see, millega me nagu kultuuriliselt peame ilmselt nagu kohane. Et kuidas see külla tulnud nagu rühm mõjutab meie laste sotsiaalset käitumist. Mul on tunnet, et meie nagu õpetajad on kohanenud väga hästi, et neid enam nagu verest välja ei löö see, et keegi sisse astub ja korraks pildistab või huvi tunneb, et nende puhul ma näen nagu väga suurt sellist nagu arengut, et selline 10 aastat tagasi, kui keegi võõras tuli, siis see oli nagu ehmatav ja pigem nagu välditi neid kontakte, siis nüüd me oleme ikkagi selgelt nagu avatumad ja vastuvõtlikumad. Minu sellised kiired nagu tähelepanekud. Ja praktikas oleks veel ka, me oleme kaasanud ka ikkagi juba õpilasi. Õpilased on need, kes inglise keeles saavad ikkagi juba nagu suurepäraselt nagu hakkama selle juhendamise või siis näitamise ja tutvustamisega. Et on rühmasid olnud, kus lapsed on teinud nagu suurepärast tööd selleks, et näidata nagu Eesti hariduse tõelist nagu olemust. Väga hea. Veel üks pluss, mida sellest saab, mida sellest tagasi saab. Meie oleme ka kasutanud seda, et koolituuri teevad õpilased, kes inglise või saksa keeles teevad õpilased, tutvustavad koolimaja. Minul oli eelmisel nädalal hea võimalus käia ühe lõunakorea võttegrupiga kaasas erinevates koolides
ja see nagu, kui vabalt kõik need koolid nagu suhtusid nendesse külalistesse, et tegidki oma asja ja kui neid intervjueeriti, pandi see kaamera nagu ette, lapsed, õppejuhid, kõik olid hästi loomulikud, kuidagi hästi haakusid kokku, et oli näha, et nagu teatakse nagu mis nende kooli eesmärgid on, et hästi palju tuligi seda välja, et miks me õpime ja kuidas see õppimine käib, et kogu kool nagu rääkis nii ilusat ühtset juttu, et seda oli nagu rõõm kuulata, et vabalt tunti ennast tõesti nagu lisaks sellele, et sul on võõras inimene, aga sul on veel ka kaamera ees, et väga vingelis. aga see minu arust kuidagi, see on üks tagasiside, mida nagu tulebki välisgruppidelt palju, et õhkkond on hästi sõbralik. Me tuleme teie kooli ja me tunneme kohe, et on tunded, kuidas see sõbralik õhkkond ja sinna juurde see, et on näha, et õpilased käivad koolis hea meelega, et õpilastele meeldib koolimajas olla. Et see on ka see üks tagasiside vähemasti, mida meie saame. Neil tuleb alati üllatusena see, kui me ütleme, et meil ei ole korrapidamist. Et kuidas on niimoodi, et õpilased on oma päi vahetunnis ja meil vähemasti on, et see on neile selline üllatav asi, see sõbralik õhkkond. Mulle ka tuleb meelde üks Pariisi eeslinna kooli juhtide selline koolitusvisiit siis Eestisse ja jube kaua nad pinnisid mul seda, et kuidas te üldse nagu korrale kutsute enne tundi õpilased, et mida te teete, kui ta märatseb või mida te teete. Ja ma olin nagu, tollal ma olin nagu selle küsimusega üldse kokku puutunud, ega ma ütlesin, et ma uurin, et mida tehakse, kui Eesti õpilased hakkavad märatsema. Et mitte otseses mõttes, see on nüüd nali, aga selles mõttes, et ma nägin, et see on neile niivõrd suur probleem ja nad nagu ei rahuldunud selle vastusega, et üldiselt et enam, et ikka kuulatakse ja siis ma pidasingi natuke meie Rajaleidja spetsialistidega nõu ja veel vastasin neile eraldi pärast, et see on nüüd see, mis tuleb see kultuurivahe. Et loomulikult igas riigis on erinev taust ja see kontingent ja aga ka see koolikultuuri vahe, et see on võib-olla üks näide sellistest, mis vahest sa vakatad kohe nagu juurdled natuke, mida vastata. See tohutu usaldus nagu toodi välja ka, et kuidas, et õpetaja andis ülesande, saatis kõik need 40 last koolimaja peale, et vali endale mõnus koht, kus teha video või mingisugune etüüd või mis nad pidid tegema, ja nii ongi või, ja lähevadki koolimaja peale ja nii ongi. Ja kõikides nendes koolides, kus nad olidki lapsed, ülesanne oli teada või nad olid kuskil pesades, et see oli nagu väga üllatav, et kuidas sa tead, mis nad teevad, mida sa, kuidas see võimalik on. Aga nii ongi. Need välisrühmad nagu peegeldavadki sulle tegelikult nagu seda poolt, mida sa võib-olla ise enam ei oska nagu märgata. Me oleme nende probleemidega justkui nagu mattunud, aga nemad tulevad nagu välja selle, et ei, teil on suurepärased käituvad lapsed. Me vastupidiselt nagu tegeleme, et oi, nii palju on nagu igasuguseid eri probleeme ja lapsed ei oska nagu käituda, aga mingis nagu võrdluses nagu väga-väga toime tulevad ja nagu hästi käituvad ja sõnakuulelikud ja loovad ja avatud. Need asjad on nagu sellise andlamina nagu just nagu kooli jaoks ilmselt, aga koolijuhi jaoks. Näed, et elutab sinu jaoks nagu need asjad, mida sa võib-olla muidu nagu ise enam märgata ei oska. Positiivne poole. Oli ka üks välisgrupp ja nad olid vist osaliselt koolijuhid ja osaliselt olid mingid haridustegelased. Ja siis koolipäev käis ja mina tegin neile majatuuri. Ja siis üks vist oli Hollandi haridustegelane tuli minu juurde ja küsis mu käest sellise küsimuse, et kui palju varem õpilased teadsid, et me tuleme teile külla. Ja siis ma ei saanud nagu algul küsimusest aru, ma ütlesin, et õpetajad millal teadsid või ei õpilased. Ma ütlesin, et õpilased nad praegu saavad teada, et siin külalised. Siis ta ei suutnud seda uskuda, ta ütles, et ei, see ei ole võimalik, et nad kindlasti te vähemasti 2 nädalat tagasi ütlesite neile, et me tuleme, te peate istuma sellel päeval ilusti vaikselt õppima. Ja siis ma ei tea, kas ta on veendus selles, et ma ikkagi ütlesin talle, et ei, et see asi nii ei käi. Et see sama teema, et kuidagi õpilasi kiidetakse hästi palju. Jah, et see kõlab nalja, et umbes nii, et aladlapsed jäeti koju ja ainult parimad lubati kooli sellel päeval. Aga tõesti, kui minna vaatama maailmasse, et riigi nimesid nimetamata, aga lastel tõesti on nagu jalad laua peal ja jooksevad kääridega ringi, et see ei tule selle pealegi, et siuke võib olla kord. Aga ikkagi me kuidagi oskame seda korda hoida. See on väärtus ometi. Õpilaste kaalin on hästi palju saab positiivset tagasisidet. Me teeme ka niimoodi,
lisaks, et nad käivad tundides, siis kui on nagu see pikem külastusaeg, siis me õpilastele palume mingisugused töötoad läbi viia või siis need on tavaliselt sellised nagu tõsised hitid, et need on need, mis saavad nagu kõige rohkem nagu sellist positiivset tagasisidet. Ja õpilaste poolt samamoodi, et nende jaoks hästi hea kogemus. Et ikkagi nagu ütleme 6. klassi õpilane, kes nii-öelda viib läbi tunni siis mingi välisriigi kooli direktoritele näiteks, et väga äge kogemus neil ka. Mina võtan nagu normaalselt seda, et mina võtangi nagu õpetajaid tööle, koolitöötajaid tööle, siis mõne riigi puhul see on täiesti, nad ei saagi aru sellest tööle, et mulle ju määratakse kõik inimesed. Et see on hästi erinev. Ja kindlasti meie näeme ka seda sama, et see autonoomia on üks asi, millest tuleb alustada ja ma näengi, et sõltuvalt riigist lõpuks kohale ja selline kõrge usmatus jääb sinna juurde ja see ongi nii, jälle samas nii tähtis asi, nii läbi imbunud meie haridussüsteemist, millel on kindlasti oma suur osa selles, et asi nagu toimib, see ju sünnib kõiki nagu ise vastutust võtta. Ja mida võib-olla õpilaste puhul välja tuuakse, on see, et ka esimese teise klassi lapsed tihtipeale räägivad võõrkeel, eks ole, inglise keel, vene keel, ma ei tea, meil on hästi palju lapsi, kes on teistest rahvustest, teistelt maadelt tulnud, et siis tihtipeale külalised üllatuvad selle üle. Sest gruppides on aeg-ajalt ka isegi koolijuhte ja õpetajaid, kes ei oska inglise keelt, eks ole, piisavalt, et aru saada minu jutust, sest vahel on Aasia riikidest eriti tullakse tõlkidega, et siis tõlk vahendab minu sõnu kogu aeg, et siis neid paneb väga üllatuma see, et Eesti lapsed oskavad nii hästi inglise keelt. Ja neile loomulikult pakub see lasse pakub ka see rõõmu, sest nad saavad ju jälle rääkida ja harjutada ja siis meil üle-eelmisel nädalal oli selline olukord, et meil oli mitu päeva külalised juba käinud ja siis lapsed tulid jälle sealt, et oi, kes meil täna külas on. Ja siis grupp hakkas rääkima eesti keeles nende, kes nad ehmatasid esimese hooga ära, sellepärast meil käivad ikkagi väliskülalised. Aga jah, niimoodi ta on. Ja kindlasti ütleme, nende külalistega on see lugu ka, et nad küsivad väga palju selliseid küsimusi, mille üle sa hakkad nagu mõtlema, et aga miks me siis teeme koolis neid asju täpselt nii. Ja võib-olla eriti esimestel aastatel oli küll see, et nii mõnigi küsimus pani nagu pikalt juurdlema, et ma ei tea, ma ei ole selle üle kunagi mõelnud, miks need asjad nii on. Aga ütleme, see aitab tegelikult enda ka mõtestada mingeid asju. Ja mõni asi võib-olla tulebki, ma ei tea, aegade hämarusse ära jätta, et tegelikult polegi vajadus selle mingi asja jaoks. Aga et külalistega koos maja peal liikudes ka, sa tegelikult märkad ise ka mingeid asju, mida sa võib-olla igapäevases saginas ei märka. Ja eks nad toovad ka välja mingeid asju, mille üle sa nagu siis teinekord tulebki õpetajatega arutada, aga miks me neid asju siis nii teeme? Et mina küll ei oska vastata selle küsimusele, et siis on koos nagu hea mõtelda selle üle. Aga grupid on erinevad selles mõttes, et on ju koolijuhid, õpetajad, teadlased, haridusvaldkonna siis ametnikud, ajakirjanikud, et eks neil igal ühel on mingi oma fookus, mis on tulevad. Üks grupp oli veel vist mingi tööstusena. Jaa, see on mingi selline, jah, see on see ütleme selline, keda käib nagu vähem, aga viimasel ajal ikkagi päris tihti on siis jah sellised ärijuhid, erinevate tööstusettevõtete juhid näiteks, kes tulevad siia otsima seda digiriiki ja siis tahavad väga teada, kuidas me ikkagi siin koolikorralduselikult siis juba alustame selle asjaga. Et see on ka selline huvitav grupp alati, et nemad ei tea tavaliselt ka seda väga hästi, kuidas oma riigis koolis asjad toimivad, aga siis nad tahavad väga teada, kuidas Eestis toimivad. Siis on selline huvitav, sest neile tuleb jah sellist laiemat pilti anda hästi palju. Üks võib-olla tähelepanek nagu veel, et just nagu selle nagu peegeldusena nagu paistnud, et Aasia poolt nagu tulijad nagu tulevad vaatama seda, kuidas siis nüüd nagu selleks PISA testiks nagu ettevalmistusi tehakse. Millal te siis testimist nagu teete ja õpetate, et nende jaoks on nagu üsna nagu suur šokk, et kui suur osakaal on nagu meie õppekavas oskusi loovainet. Ehk nagu tulemused justkui nagu eeldaksid nagu midagi muud, aga mina arvan, et olen seda nagu üha rohkem nagu ka selgitanud, et Eesti selline nagu õppekava tugevuseks on see, et meil on seda loovust ja oskusaineid, seda nagu palju, mis aitab tegelikult selliste üldpädevuste nagu kujunemisele nagu selgelt kaasa. Et me ei treeni ja ei harjuta neid nagu teste tegema, vaid on nagu läbimõtestatud nagu koolipäev ja ka kooliaasta, kus on nagu väga
selge nagu roll sellel, mis on nagu rahvakalender ja sellised loovtegevused. Et see koorilaul ja käsitöö ja et need ei ole sugugi nagu välisriikide jaoks midagi nagu tavalist. Nende jaoks on see päris erinev. Just mul ka selle eelmise nädala Lõuna-Korea delegatsiooniga seoses, et nemad tulid ka seda PISA lugu ja digilugu, et mis teil siis on, et see kõik nii hästi on. Ja õpetajad panid neile siis tunniplaani, kus oligi siis kokandus ja tantsutund ja nad olid nagu ei, meil on vaja matemaatikat. Ma selgitasin, et tegelikult see ongi eluline matemaatika, palju ma koogi sisse seda jahu pean sinna panema, kuidas ma segan, kuidas sa teed grupitööd. Et nagu kõik see oli nii raske neile nagu selgeks teha ja siis nad kogu aeg läksid õpetajate juurde selle PISA küsimusega. Miks see PISA nii hea on? Tavaõpetaja ei mõtle ju selle peale, et oligi, et PISA ekspert on, et küsige PISA eksperdi käest, õpetaja käest küsige, miks ta selle rühmatöö seal matemaatikas tegi. Et neil oli hästi raske nagu sellest aru saada, et see tulemus tuleb palju laiemalt, et vaadake, laske lihtsalt nagu läbi see kõik, mis te näete ja tehke sealt nagu järeldused. Et seda on huvitav vaadata Aasia riikide nagu erinevust. Nagu kindel teadmine, kust midagi tuleb, aga lase vabaks. Ja kindlasti ütleme just nimelt see õpetaja autonoomia ikkagi, et õpetajal on väga palju vabadust tegelikult võrreldes mõne teise riigiga, et otsustada, kuidas mina täpselt oma tundi teen, mis õppematerjali ma kasutan või kas ma üldse õpikut kasutan või ei kasuta. Et see on teinekord külalistele selgitada ikkagi väga keeruline. Et nad jah, ootavad seda, et meil on mingi valmis materjal, kus me siis harjutame tohutult selleks PISA testiks, või see, et nad küsivad, et no mitmendat on nüüd olema testi tulemust, et olete, ja siis kui ma ütlen, et ma ei tea ja mind väga ei huvita ka see, siis see on enda jaoks nagu natuke mõistetamatu. Et kui ma ütlen, et ma tean, kuidas iga laps, mis alguspunktist on alustanud ja kus ta praeguseks on jõudnud, siis see on minu jaoks nagu piisav, et hinnata võib tööd või tegemisi. Siis see nendele tihtipeale nagu ei ole eriline, nad ei saa ikkagi sellest väga hästi aru. Aga mis on võib-olla veel sellised huvitavad küsimused, et see distsipliini asi tuli välja, mis on ja see, et meil on palju loovaineid ja asju, aga kas midagi on veel, mis teil tuleb meelde? Et miks küll ei ole nii puhas nagu võiks olla ja siis saad seda tagasisidet, et kuidas see koolimaja nii puhas. Jälle huvitav kuulda, eks ole, ja jälle üks asi, mis sind paneb nagu vaatama, asi, mida sa võtad nii loomulikult. Vahel üllatutakse ka kooli söökla üle, et üldse soe toit on või et pakume hommikuputru ja päeval saab veel teist korda veel süüa lõunat ja et riik seda nagu ikkagi doteerib ka, et selles mõttes ka see on alati üks teema, mida me läbi käime. Et kui kõht on täis, siis sellest hakkab ka võib-olla õppimine alles tihtipeale peale. Et ka see ja ütleme, mis kindlasti väga tihti tuleb küsimuseks on see, et meil on tugiteenused koolis koha peal, et ikkagi esmatasandi spetsialistid on koolis ja laps saab kohe abi. Et see väga paljudes riikides nii ei ole ja seda nad ikkagi päris palju küsivad. Ja kuidas ikkagi täpselt korraldatud on, kes teil siin majas ikkagi on ja kas tõesti ongi nii, et kohe saab. Et seda ka ikkagi uuritakse päris palju. Meilt on ikka mitu korda küsitud seda, et kuidas need lapsed nii motiveeritud on ja nii rõõmsad on ja nii õnnelikud on või et mis see küsimus oli, et mis teie õpetajatel viga on, miks nad nii rõõmsad kogu aeg on? Miks nad naeratavad koridori peal, et sellised naljakad küsimused, keeruline vastata, miks need lapsed nii õnnelikud on või et miks nad koolist ära ei lähe. Samamoodi meil tõesti on paljud lapsed. Uksed on lahti, miks nad ei lahti? Jah, et miks nad veel ära ei lähe, mis nad teevad siin? Veedavad aega koolimajas, et see on selline. Ei ole neid turvaväravaid ja uksed on nagu lahti, et see on ikkagi suurele osale maailmas nagu mõistmatu. Nad ei suuda nüüd aduda, et kõiki lapsed saavad olla ka nii, et uksed nagu lahti, et ei jooksu laiali või lahti. Me ei pea veel nagu mõtlema nagu selle, et keegi tungib kogu aeg sisse. Et need asjad nagu tulevad väga selgelt välja. Ja see, mis juba Hendrik nagu avas, et see autonoomia, et me jälle nagu siin sees olijatena nagu ei pruugi sellest nagu päriselt aru, aga tõesti see on nagu juba juhi privileeg, et sa saad teha otsuseid ikkagi paljuski koolitasandil ise. See eriti jälle nagu leidukatega võrreldes tuli see väga kontrastselt välja. Aga mida koolides on minu käest küsitud,
et ikkagi see delegatsiooni vastuvõtmine on ikkagi lisatöö ja päris suur lisatöö, et sul on vaja siis ikkagi leida see inimene, kes võtab vastu ja kuidas võetakse vastu ja näiteks küsitud esiteks, et kes siis on see inimene, on ikkagi kellegi tööaeg, mis võetakse siis õpetaja tunnist ära, et esiteks, kes on see, kes võtab vastu ja teiseks, et kas selle eest on õigustatud küsida ka raha. Mis teie sellest arvate? Mina arvan, selleks peab olema ikka hea ja mõistlev inimene, kes seda tööd teeb, et kas nüüd eraldisikud ma arvan, et ei ole vaja, aga nii on meil kujunenud, et Kertu on sellest, nagu öeldakse, nii keeleliselt on ta tubli ja hästi lai vaatega kogu hariduse peale, et ta olid ka ülikoolis, eks ole, et ta nagu see vaade on hästi lai, võib-olla kaugemale võib-olla tavaõpetajal, kes võib-olla räägiks ja viiks selle maja tutvustuse ja meil on ka sul eraldi veel ingliskeelne, eks ole, hariduse tutvustus juhul, kui on seda vaja. Et ma arvan, see on jah hästi oluline, loomulikult see ongi lisatöö selles mõttes, et ja kui ta on kokku lepitud ja on ta siis selle üldse tööaja sees või on siis saab seda kuidagi teistmoodi korvata, nii et ma arvan, et inimene on hästi oluline. Ja teil on nüüd täitsa paketid välja mõeldud. Kuna nii külalisi lihtsalt nii palju käis, siis tekkisid lihtsalt sellised nagu tüüpasjad, et kuna sa ei jaksa iga kord otsast peale seda kirja enam kirjutada, siis lihtsam oli nagu moodustada mingisugune valik neile, et mida me enam-vähem oleme võimelised pakkuma. Ja Tartu erakoolis on ju ka, et me tahtsime ise sinna külla minna, siis me nägime, kohe saadeti pakettide valik ja siis mul oli mingi, selge, et me oleme tegelikult õigel teel ja õige mõttega olnud, et eks seda tuleb nagu natuke, see aitab ka natuke seda sihti seada neil endil ka. Ja teinekord on see, et nad tahavad, me tuleme 45 minutiks, aga nad tahavad näha kõike, see võimatu. See ei ole võimalik lihtsalt, et siis tuleb neid nagu ikkagi natuke reaalsusesse tagasi tuua, mida on teatud ajaraamis üldse võimalik teha. Et jah, aga kindlasti ma arvan, et see tasu küsimine ei ole nagu eesmärk omaette, küll aga kui neid ikkagi väga palju käib ja sa ühel hetkel näed, et sinul ei tule sellest enam võib-olla sellist kasu, et sa ei saa enam midagi uut teada. Et nad küsivad ikkagi enamist riikides, nad küsivad kogu aeg samu küsimusi, sa juba tead, kuidas nende süsteem on. Ja ütleme, kui me alguses esimestel aastatel nagu lootsime, et meil tuleb mõni projektipartner või partnerkool, siis tegelikult sealt ei tule seda üldjuhul nendest külaliskäikudest. Et siis ma arvan, et see väike tasu, mida me kasutame tegelikult ju selleks, et oma õpilastele pakkuda üritusi või toetame mõne kogu päeva kooli antud. Toetame neid lapsi võib-olla ja vanemaid, kes ise ei saa huvitegevuse eest maksta, et võimaldame mõnele võib-olla uue tossupaari, siis ma arvan, et see raha küsimine on õigustatud sellisel eesmärgil. Ma lihtsalt ütlen vahel, et see on väga õigustatud ja meie kindlasti julgustamegi seda tegema. Aga ütleme, et seal on ka selliseid mõttekohti, et millal küsida, millal mitte, kui sul ikkagi saadetakse kiri parlamendist, et parlamendi delegatsioon tahab tulla, siis tekib kohe see, et vist ei sobi küsida, eks ole, et siis ei küsi. Aga kui sul neid gruppe on juba väga palju erinevates parlamendis, siis nagu ikka juba tahaks küsida, eks ole. Ei, see kindlasti ongi õigustatud. Tekib see tasakaalu koht, kus on nagu millal küsida ja millal võib-olla ei sobi küsida. Ja mina olen ka nagu et raha tuleb küsida, et see aitab hoida endal ka nagu fookust või pakkuda kvaliteetselt seda kõike. See on kohe selline moraalne vastutus tuleb ja me oleme ka tõesti teinud nagu pakettideks niimoodi, et oleks endal ka nagu lihtsam ja nendel, kes tulevad, on lihtsam. Ja kasutame nagu seda tulu tegelikult täpselt samamoodi külas käimiseks, et me just praegu siin lepi kokku on Londonis, kus ka just sai teada, et 500 naela see külastuspäev. Et ka mõnel pool maailmas seda nagu tehakse ja me oleme tänu sellele, ma arvan, saanud õpetajarühmasid või õpetajarühmasid saada nii Hollandis, Rootsi, Inglismaale, nii et kasu on nagu mitmelt poolt.